tere ka minu poolt ja Mare küsimusi kuulates ma saan aru, et juba on taas selline mõte tekkinudki, et midagi veel meile siia kooli. Ja eks ta nii on küll, ei saa väita. Aga meie ülesanne koolis on ju suures plaanis koostöös koduga valmistada ette seda noort, kes saab ise elus hakkama. Ja mis teha, ka meie peame siis kohanema sellega, mis meil kõik ette tuleb ja seda noort vastavalt sellele ka ette siis kujundama ja teda toetama selles. Et kuidas me siis saame kujundada sellist õpilast, kes teab absoluutselt kõike. Teab, mis on erinevad riskid, teab, mis võib meid õhustada, teab, kuidas erinevates kriisides käituda, nendeks valmis olla, teab, kuidas on üldse riigis ohust teavitamise kord, millised sireenid, kellad kõik tööl hakkavad ja mis ma siis tegema pean, kui need kõik tööl hakkavad. Või see, et kuidas see noor siis teab, miks üldse kriisis on vaja olla ise toimiv ja koostöine ning et ka see, et kas ma siis aitan ise ennast või aitan teisi või kuidas see siis kõik tegelikult käima peaks. Ja loomulikult varjumine, et see on vajalik teada, miks ja millal ja kuhu ma siis varjun. Ja tegelikult mõistab ka siis seda, mis on nende tavapäraste kooli evokatsioonide ja ulatusliku evokatsiooni vahe ja kuidas ma mingites nendes olukordades käitun. Ja tegelikult ongi päris keeruline ja kui siin esimene ettekanne Päästeameti poolt, et ma ei tea, kas me kõik teame siis, et kui varjumise või need signaalid kõik tööle hakkavad, sireenid, et kuhu me siis jookseme oma töökohas või oma kodus olles. Et tegelikult on hästi olulised teemad, mis vajavad mõtestamist ja enda jaoks, eelkõige enda jaoks läbi mõtlemist, sest et vastasel korral ma ei saa seda teadmist ega seda tunnet mitte kuidagi ka edasi anda siis oma noortele. Ja tegelikult olen ma hästi tänulik, et ma selles töörühmas olin, kus me seda pädevusmudelit vormisime, mis seal salata isegi mitu korda otsast alustasime ja kogu aeg oli tõesti fookuses see, et see pädevusmudel saaks selline, et see ei ole lisakohustus, vaid see on abimaterjal. Ja tegelikult ma päriselt ütlen seda, et see on lihtsalt üks pädevus, mida me peame õpilastes kujundama. See ei ole lisaaine, see ei ole mitte midagi lisaks, see on pädevus, mida me kujundame nagu kõiki teisi pädevusi, mis meil õppekavas on ja kuskil ühegi pädevuse jaoks ei ole mingit lisatundi antud. Ja me saame selle pädevusmudeli üldpädevuste raames kenasti oma kooli õppekavaga siduda. Ja ma arvan, et Reelikal ei lähe see nägu meelest ära, kui tuli see, et kooli paneme selle üldpädevusena sisse. Siis minul kukkus küll nägu ära, et oot, me alles teeme neid õppekavasid, alles kõik töö käib, mis mõttes? Nüüd tulete siis oma pädevusmudeliga. Tegelikult täna ütlen ma küll siiralt, et me oleme väga näinud selle nimel vaeva, et see pädevusmudelit on väga lihtne tõsta oma kooli õppekavasse, sest me oleme ta kõik kooliastmeti ära toimetanud. Ja mõtteviis on see täiesti tavaline pädevus, mida ma oma õpilastes kujundan. Ja selles mõttes on siin täna ka mitu korda läbi käinud see, et kõik me mäletame, kui turvavööd tulid. Ja? Kuidas me jõudsime kodudesse, kuidas me seda laiapõhjaliselt hakkasime saavutama läbi laste. Koolitasime koolis lapsi ja lapsed ütlesid autos, sa ei tohi sõita enne, kui kõigil on turvavööd kinni. Meie saime väga palju seda tagasisidet. Samamoodi need kiivrid.
täpselt sama ju, hakkame koolis pihta. Ehk et mitte see ei ole see, et meile pandi mingi uus kohustus, vaid tegelikult me päriselt saamegi olla seal juure tasandil toeks kodule. Ja kindlasti ei ole mina see, kes ütleb, et kool teeb selle kõik üksi ära. Aga täna on see võimalus meil pääseda ka kodudesse läbi nende kooli toimetuste ja asjade. Mudelimaterjalidele saame siis toetuda aineõppe kavandamisel ja selle õppekeskkonna loomisel. Ja loomulikult praegu ma arvan, et väga paljud koolid ja omavalitsused tegelevad sellega, et vaadatakse üle koolide kriisiplaane. Selleks on ka toredad materjalid, loodud juhendmaterjalid. Mina ütlen teile koolijuhina kõige parem juhendmaterjal on pädevusmudel. Võtke sealt teemat ja arutage koolis läbi, kuidas nende olukordadega koolis hakkama saada, nendes toimetada ja või see kriisiplaan, hädaolukorra plaan, kuidas keegi tahab seda nimetada, saab tegelikult dokument, mis päriselt hakkab tööle. Mitte dokument, mida me teeme sellepärast, et kuskil on kirjas, et meil peab see olema. Sellisel juhul ongi hästi raske. Et see on ka üks, mis on hästi minu jaoks praegu hästi mõnus materjal. Et mõelge sellest vaatevinklist ka. Mudel ise siis täna juba siin Reelika on näidanud, aga on siis üles ehitatud hästi süsteemselt ja analoogselt sellele, kuidas koolides need õppekavad on ja ainekavad on loodud, ehk et ongi võimalik siit kohandada, tõsta oma kooli õppekavasse, ainekavasse. Ja see annab õpetajale kätte tööriistad ja nii nagu siis ka juttu oli, veel õppematerjalid valmivad ja tõesti minu arust on erilise väärtusega see lõpus koostööpartnerite nimekiri. Jällegi, tegelikult mitte keegi ei eelda, et me ise oleme nüüd nii targad, tublid ja head, vaid see, et meil tegelikult on ääretult palju ägedaid ja professionaalseid inimesi ümberringi, kes aitaksid meid hea meelega, kui me oskaksime ainult küsida seda abi. Ega siis abipakkujad ei jõua igale poole, meie ikka ise peame küsima seda abi. Ja toetame siis teadlikult seda kodaniku kujunemist ja kujundamist, mis tõesti on suures plaanis ju läbi aastakümnete ja sajandite olnud üks kooli ülesanne. Et selles mõttes on üks imeline materjal valmis saanud. Meie edulood, vaatamata sellele, et meil ju tegelikult ei ole täna veel kasutuses pädevusmudelit ja mina sain lihtsalt meeskonna liikmena põrgatada mingeid kohti, et aru saada, mida me siis sinna mudelisse kirjutame, kuhu maale me selle kõik paneme, siis tegelikult planeerisime orienteerumispäeva liikumisõpetuse ainekavas kirjas. Noor peab oskama orienteeruda, aga väga hästi laste orienteerub kerksuskeskusesse, varjumiskohta, veevõtu kohta. Miks ta peab alati kuskile promenaadile või parki orienteeruma või tänavatele? Et selles mõttes väga lihtne tuua sisse. Inimese õpetuse tund, nii nagu Mare ütles, tema südameasi, imeline võimalus kõike seda rääkida evokatsioonist, arutled erinevatel teemadel, tood sisse ka selle erinevuse ulatusliku evokatsiooniga. Ja inimese õpetuse tunnis näed sa ka, mul on ka lause jäänud lõpetamata, eks ole. Et on tegelikult siis ju see, et me räägime lastele sellest, mis on baasvajadused ja võtta kohe teema ülesse, baasvajadustega koos on kriisivarud. Ja mitu päeva siis olema peavad ja juba ongi telefoni otsas sul tuttav naiskodukaitse, kes tuleb oma kriisivarudega kohale ja aitab. Imeline on see, et meie maakonnas ka me valmistame õpetajaid ette läbi äki, kus me ka mängime neid erinevaid olukordi läbi.
super, meil on see käima lükatud, nii et tegelikult ikka koostöös ei pea midagi üksi tegema, teeme koos, paneme seljad kokku, aga siin on sulle mudel, tõsta oma kooli õppekavasse, aruta meeskonnaga läbi, tehke selle baasil veel oma kriisiplaan ja elu on ilus ja meil on kodanikud, kes elus ise hakkama saavad. Aitäh! Kõlas lõpus väga ilusasti, kõik väga toredasti. Aga ma isegi võib-olla ei küsi su käest kui koolijuhi käest praegu, vaid ikkagi kui äsja tagasi volikogu liikmeks valitud koolijuhi käest. Ja see küsimus tegelikult viitab sellele, et ma ise tunnetan, et hetkel on kohaliku omavalitsuse kriisi valmisolek üks selliseid teemasid, mis nagu suuremal, vähemal määral on väga aktuaalne kõikides KOV-ides. Et mõelda seda, mis seisus on täna kohalik omavalitsus, võib-olla sinna sisse veel natukene kogukond ja mõelda seda, mida Margo rääkis siin alguses, eks ju, et kuidas need asjad võiksid kokku joosta. Anna äkki mingi retsept enda tunnetuse pinnalt, et kuidas neid asju siduda nii, et kohalik omavalitsus, minu enda vald, minu enda linn ja meie siis suurim inimestega ühendaja kool omavahel siin mingit koostööd saaks teha. Ma ei ole seda küsimust sulle ette mõtlemiseks andnud, aga kui sa siin käigu pealt? Jah, käigu pealt mul on selles mõttes hea vastus, et meie omavalitsuses on turvalisuse ja selle elanikkonna kaitse teema antud ühele ametnikule ja mina täiesti nahaalselt olen ta kaasanud kõikidele nendele aruteludele, kus me täna koolis räägime kriisiplaanist. Täis nahaal ma vaatan. Absoluutselt, jah. No ikkagi, eks ole. Aga meil on siin näiteks Tabasalu ka, eks, mismoodi me peaksime tegema neid asju koos. Selles mõttes, et lõppude lõpuks tundub see üliloogiline, et kui vald teeb oma kriisivalmiduse plaane, kusagil kirjutab kokku holpi ja kui ta ei kirjuta sinna sisse kooli, siis on see üks poolik holp, mida Päästeameti uksest ka ei tohiks sisse lasta, rääkimata, et see saaks seal kinnitatud. Ja ma tegelikult arvan täiesti siiralt, et kohalikud omavalitsused mitte isegi ei võiks, vaid peaks kaasama nendesse kriisimeeskondadesse haridusjuhte. Sellepärast, et see hakkaks kokku loksuma. Selleks, et praegu nad ei tea ka päris täpselt, mida me seal koolis tegema peame, eks ju. Et selles mõttes on see hästi oluline, et erinevad valdkonnad, erinevad inimesed oleks esindatud kriisimeeskondades. Jah, et see ei oleks nagu segakoor, kus naishääled on parasjagu tööl, aga mehed on metsas, aga ma siin dirigendina muudkui vehin. Ja, nii nagu Kaitseliidus alati juhtub. Seda ma ei oska kommenteerida. Kui sa ütled nii. Olgu, suur aitäh. Aitäh nende mõtete eest. Aitäh. Ja, Malle Õiglas oli siis teie ees.